Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 11. episoodi. Täna on meil väga eriline külaline ja kui piisavalt hästi otsida selle video alt, siis leiab ka ta üles. Kuid veel tähtsamalt on mul 2 saatejuhti, kui võib nii öelda, kelleks on ikka ja jälle Mattias ja Jakob. Tere tulemast tagasi. Aitäh, et vastu võtsid meid ja meid siia podcasti kutsusid, Andres. Rõõm on vastastikune, aga asjad on samamoodi, et kes varasemast teab, siis me jätkame infolehega. Infoleht leitud, alustame lihtsalt, koolipere õnnitleb Joana Jõgelat. Ei hakka seda pikka rodu siin välja lugema, kuid palju õnne. Juhtkond tänab, siis eelmine nädal sai arutatud ka Kalevipoja näidendit või üleüldiselt seda nädalat sel juhul ja tuleb välja, et 12D ja 12E klass korraldasid koos siis õpetajate Kristiina Punga ja Karin Soodlaga. Aitäh neile! Aitäh! See nädal toimus veel paar järelarvestust. Meil vist enam... Mattias, sul oli veel asja? Jaa. Ja mis me ootame? Vene keel oli. Läks hästi. Sain läbi. Siis on ju täitsa õnnega oled koos. Suurepärane uudis. Keemia-olümpiaadist me ei võtnud osa. Miks? Kas siin on isegi küsimust, mees? No, ma suudan öelda, et mina ei oska. Andres oskab. Jakob, sina ka? Ah jaa. Ei, ma käisin 9. klassis keemia-olümpiaadil ning saavutasin üle-eelviimase koha, seega ma järelikult oskan. On mul õigus. Jah. Kas tegu oli koolivooruga? Tegu ei olnud koolivooruga, see oli linnavoor juba, kuna meil koolist lihtsalt õpetaja otsustas, et okei, valib ise ja siis ei ole mingit koolivooru. No olgem ausad, olümpiaadil on sellised targemad ka, nii et ära pettu endas. Jah, ma olen nii õnnelik, et ma ei ole üks targematest. Oma koolist olid? Olin, ja ei tea ka, kas ikka olin. No kerged tunniplaani muudatused, meil tekkis siia perioodi nüüd juurde füüsika praktikum, väga õnnelikud oleme selle üle. Jah, saame näha õpetaja Madis Reemani. Yes. No, võib-olla rohkem see füüsika osa on isegi mind rõõmsaks tegema, aga teate, Madis Reeman on ka väga meeldiv kuju. Ei, ma mäletan väga hästi seda, kuidas see oligi vist viimane periood, kui meil oli füüsika praktikum koolis. Siis ma pärast seda tundi nii-öelda või praktikumi läksin, küsisin ta käest, et mida ta Iisraelist arvab. Ja siis ta avaldas oma arvamust selle kohta. Ja siis jutt läks aina edasi ja siis lõpuks ta jõudis selleni, et on Euroopa, kuidas ta ütles, monarhiatega ta nagu nende monarhide sugulane põhimõtteliselt või hõimlane, sest tema esivanem oli sohilaps ja siis ta algselt oli kõrgest soost, aga siis kuna talle meeldis üks madalast soost isik ja oli keelatud madalast soost isikuga olla, siis ta valis armastuse üle oma kuidas öelda positsiooni siis, kõrge positsiooni, kõrge ameti. Ja nüüd meil on Madis Reeman. Väga põnev. Aitäh. Võib-olla tähtsam oli õpilastuutorid, kuidas ma loodan, et meist keegi ei võtnud, sest täiesti aus olla, ma arvan, meie tase ei ole selline, et me peaksime või suudaksime kellegile nõu pakkuda. See tuutorlus on ju suhteliselt kümnendikele räägid, kuidas nagu asjad käivad siin koolis. Ei, mina panin ennast kirja, aga ma ütlesin ära. Okay. Väga põnev oleks. Kahju sellest kümnendikust, kes jäi Mattiasest nüüd ilma. Ole vait. Nii hulga nüüd asi ei ole,
jah, ma pean nõustuma, et võib-olla mängib Andres üle natuke olukorda, aga siiski meist on kindlasti ka paremaid valikuid või variante. Ei, seda kindlasti, jaa. Aga noh, nüüd nii hull ka asi ei ole. jah. Täiesti lootusetud me ka nüüd ei ole. Jah. No, kuidas kellele? kuidas kellelgi. No, kerged konkursid, kerged üritused. Võib-olla tunnustame siin ära Emma ja Loviisa meie klassist, kes on siis, väga pikk ja mõnus tekst, SEB koolisaadikute programmi, mis siis tutvustab õpilastele sel juhul finantsteemadel. Et mina küll tahan oma rahakästi ümber käitleda, nii et kuulaksin neid meeleldi sel juhul siis. Kas me tohime siia ka mainida seda, et Martin Ottase üks valimislubadustest oli, et tema toob siis gümnaasiumharidusse või põhiharidusse üldiselt, et finantsharidust juurde? No miks ka mitte. Kas ta ise ei saaks sinna programmi minna, et tuua haridust meieni, või ta otsustab, et tema teeb nüüd programmi, mis toob haridust meieni? Ausalt öeldes mina ei tea. Peame minema küsima vist. Martin Otas, tule intervjuule. Jah. Palun. Lisaks veel väga uhke Aimar Poom osaleb praegusel ajahetkel juba Hispaanias maailmavõistlustel Pentangis. Ja noh, Aime Punga, meie õppeleajataja muidugi viibib siis praegusel hetkel puhkusel, aga ma arvan, et Aimar Poomile me soovime kõik jõudu ja jaksu. Jah, too ikka kuld koju. No see oleks ikka päris huvitav, kui su kehalise õpetaja oleks maailmameister Pentangis. Ma veedaks kõik oma vahetunnid lihtsalt temaga Pentanki mängides, palun. Jah, oleks tal vaid aega. Mitte, et ma tahaks seda juba praegu ei teeks, aga ei tahaks teha seda temaga siis. Sport, jällegi, me oleme väga edukad igas vallas, ei hakka nimetama kõiki välja. Eelteadetena on toodud välja maailmahariduspäevad ja võib-olla millest natukene räägiks pikemalt on tulev spordinädal klasside vaheline siis. Mina ei sattunud ühtegi tiimi, võib-olla põhjusega. Te rääkige, mis meie lootused on. Miks sind jalkas ei ole, mees? Sest siin ei ole jalkat. Ei ole või? Jaa. Ei ole. Okay. No igatahes korvpallis, ma ei tea, mis meil tüdrukutega seis on, aga poistega meil on nagu midagi võime ikka saavutada. Yeah. Ses suhtes, et kui oli see klasside vaheline, siis me siiski saime 3. koha. Mitu klassi osales? 11? Midagi sinna. No üle 10 igatahes. Ta oli sul 10-15 vahel vist. Et 3. koht ei ole niivõrd halb koht, mida saada. Seega meil Kossus täitsa võimalus on. Teiste sportide kohta ma vast ei tea mitte midagi. Võib-olla võrgus saame teha midagi. Võrgus ka võib-olla, sest nagu Tammemägi ja Kärt või? Neid huvilisi meil on, aga kui head nad on, nagu taset ei oska öelda. Ja teiste klassi taset pole ka nagu eluses kohanud seega. Jaa. Seega jah. No saalihokis meil huvilisi on vist suht palju. Ja isegi Villu oli väga enesekindel, et meil on hea võimalus seal. Nii et ei ta mitte, jah, saalihokis ütles ka, et meil on nii kõva tiim tegelikult, et paneme kinni. Jah. Et eks need, mis saab. Isegi Villu. Jah, isegi Villu nõustus, et meil on suured võimalused mõnes vallas. Küsiksin veel, et miks reiniklased just niivõrd head Pinksis ja saalihokis on? Sest Toomasega kõndides sai sellest arutatud ja mina ei mõelnud välja seda. No võib-olla meie klassis on kui mitu inimest või reinikust. Ma oskaks nimetada palju, 3 inimest. 4. Okei. Nimetada. Üks neist on Pinksis hea ja üks neist on saalihokis hea. Ma ütleks 12 on kindlasti saalihokis hea. Villu on hea või? Villu on päris hea. No siis no meie klassis on ta kindlasti hea.
seda küll. Noh, selles suhtes, et Pinksis on ainult üks, kes on nagu vägagi osav härra Hendriki jaoks. Meil saalihookis on ainult 2 tükki. Ja ma ei tea. Ei ole kohanud varem kedagi Reinikust, kes oleks kummaski neis hea. Seega. Võib-olla see siis kujundabki minu arvamust, et ma varem ei ole kedagi kohanud. Võib-olla tõesti. Shout out, et palun muudaksime natukene seda formaati ja tooksime ikka Swammi jalgpalli ka sisse, et tundides on seda väga palju arutatud ja ma arvan, et on palju huvilisi, kes ka liituks. Täiesti nõus. Jah, nõustun. Ma pakuksin, et tegu oleks ikkagi populaarse spordialaga, et vaadata statistikaid varasemast, et jalgpall on ikka ülemaailmne globaalne sport ja Drifteris isegi mängitakse seda. Ja. Natukene tagasi hüpates veel. Meil olid lauatennises kooli meistrivõistlused ja nüüd on lõpuks toodud ka siis meie top 3 välja, kelleks siis on Oskar Kurvits, Jürgen Künsson ja Peeter Pissarenko vastavalt. Siis õiges järjestuses. No vot, see Jürgen oligi see minu alagrupist, kes võitis kõiki mingi lõdva käega. Ja teiste kohta ma ei tea, Pissarenko ta tegi mingi kaarditrikke või midagi sellist. Ma arvan, et ta kuidagi tegi sobi kindlasti. Must kunstnik või? Jah. Mängis 2 palliga. 2 palliga mängis. Trikitas vastaseid. No tegelikult võib-olla siin üks osa, mis meie klassile lisandus ja siis ka C-klassile, see 20 lisandus oli väike, ma ütleks dialoog, kõne, kuidas seda soovitakse nimetada, siis Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Rabaga. Oli ta meil kolmapäev 5 tund, et ei ütle midagi, aga nüüd ma tahaksin kuskilt eesti keele tunnist ära saada, sest ma tegin lisaks praegu. Aga ei, tegelikult oli, kui enda arvamust avaldada, siis vägagi valgustav, et sain teadmisi ka selles vallas ja tundides olime juba tehniliselt seda teemat ka käsitlenud. Kui rääkida enda arvamusest, siis mina julgen väita, et ma jäin 3 korda peaaegu magama selle loengu vältel. Mitte, et midagi oleks Rannariga viga, vaid ma olin lihtsalt nii väsinud ja ajakirjandus, kui nüüd aus olla, siis väga ei huvita. Aga ma usun, et need, keda huvitas ajalugu või mis ajalugu, ajakirjandus, neil oli vägagi huvitav ja informeeriv loeng. Või kahekõne võib siis öelda. Jah, oma arvamusest siis pean nõustuma, et jäin peaaegu magama seal mitu korda. Mõned asjad, mida ta rääkis, oli huvitav, aga see teema ei köida mind nii palju, et ma oleks olnud, et yes, ajakirjandus, vaid suurem osa asju oli arvata, aga jah, neid, keda see huvitas, seal mõned olid, küsisid küsimusi ja rääkisid, ma usun, et neile meeldis. Et jah, kui huvitab ajakirjandus, siis neile meeldis. Aga kui ei huvita ajakirjandus nii väga, siis ei olnud kõige huvitavam asi. No ma ei saaks öelda, et mulle meeldib otseselt ajakirjandus, aga ma ütleksin, et härrasmees võib-olla isiksusena oli just see huvitavam pool. Ja ma nõustun sellega, et tema isiksus oli väga tore ja ta suutis teha selle asja, ütleme, huvitavaks. Selles mõttes, et ei olnud tavaline. Isegi mõnes mõttes mulle ka, et ma kartsin seda, et see ongi lihtsalt mingi loeng, kus ainult kuulad, mida see vend räägib ja mingi ühel monotoonsel häälel. Aga iseenesest mul on tunne, et kui seal oleks mingi teine teema olnud, mis mind huvitaks ja temaga teab selle, siis see oleks võinud temaga oleks väga tore loengus olla.
sest et see, kuidas tema rääkis, oli väga hea. Selles mõttes, et ta isegi tegi asja huvitavaks ja tema kui inimene ja tema isiksus tundus väga nagu meeldiv olevat, kui see on loogiline. Pigem on. Mis ma oskan öelda? Kerge hüpe veel korra eelmisesse nädalasse me panime jalgpalli peale vist ka paar ennustust. Pean tõdema, et Jakob võtab siit vist võidupunktid. Et tema oli see härrasmees, kes pakkus meil Belgia mängu 3-1 või oli nii. Siis jalgpalli ennustusmängudes mingi Jakobi juurde. Ma võin ära mainida ka, et oli Tšehhi-Eesti, jah? Ja. Tšehhi-Eesti mängul ma pakkusin Tšehhi väravad õigeks, aga Eesti ei löönud ühtegi, seega. Kokku jäi 2-0 seis, mina pakkusin 2-1. Ma lihtsalt küsin, kas ma pakkusin sama, mis Jakob, aga lihtsalt, et Eesti üle väravaid või? Jaa, vist küll. Seega sa pakkusid Tšehhi mängu õigesti. Jah, vist oli ja pakkusin 2-0, et Eesti üle väravad. No olgu ma neetud. Belgiale ma pakkusin küll mingi 5-1 või midagi. Sa vist väravat küll ei pakkunud. Ja väravat ei pakkunud, jah. Aga ennast Tšehhile panin 2-0. Võib-olla ma mäletan valesti. Nojah, igatahes meie suur jalgpallur pakkus mõlemad täiesti valesti, seega. No mitte täiesti. Ebaõnn oli, noh. No seekord jah, tõesti sulle ei vedanud. Aga ma ei tea, tegelikult kõige tähtsam osa on meil nüüd ees. Kes on juba pealkirja lugenud, ilmselt mõtiskab välja ka, keda on siin podcastis kõige rohkem oodatud. Ja tema intervjuu hakkab pihta 3, 2, 1 ja helikvaliteet muutub. Tere, oleme siis praegu Hugo Treffneri gümnaasiumis Uvesaare kabinetis ja meil on külaliseks, ma arvan, et kabinet ütles ära, härra Uvesaar. Tere. Tere. Paar küsimust teile. Alustame lihtsalt, kuidas teie jõudsite õpetama Hugo Treffneri gümnaasiumisse? No, ma olen seda nii palju õpilastele rääkinud kooli ajalootunnis ka, aga ma alustasin oma töökarjääri tegelikult postiljonina ja vedasin just siin kooli ümbruses ja natukene puudutasin Supilinna. Ja kogu see postiljoni töö oli selline, et väga vara hommikul ja üldiselt külma käes ja siis ma unistasin, et oi kui tore oleks, kui ükskord ma saaksin ühte sooja ruumi tööle. Ja ei läinud palju, 2 aastat pärast minu kooli lõpetamist, 95. ma lõpetasin Treffneri kooli ja 97. aasta 1. septembrist olin juba siin tööl. Kandideerisin kevadel, 97. aasta kevadel ja kuna eelmine huvijuht, kes oli siin 2 aastat olnud, läks Tallinnasse üldsegi, ka üks tantsuõpetaja, täna töötab tantsuagentuuris Tallinnas. Ja nii see koht vabaks jäi ja nii ma kandideerisin ja siia ma tööle sain ja siit ma kuhugi ära ei ole läinud. Kui te saite teada, et te võeti ise tööle vastu, siis mis te tundsite sees? Mul oli nii hea meel, ma nii tahtsin siia saada. Kui selgus, et otsitakse huvijuhti, siis algul ma sain aru, et see on väga utoopiline, et ma siia saan, sest mul ei olnud ju veel kõrgharidust käes. Ma õppisin Tartu Ülikoolis, kõigepealt siis keemiat ja pärast hiljem ajalugu. Ja kui ma siia kandideerisin, mul oligi ainult Hugo Treffneri gümnaasiumi tunnistus, mul oli gümnaasiumi haridus, mitte midagi rohkemat ei olnud ja ma olin veendunud, et ma ei saa. Ja siis, kui ma sain, siis see rõõm oli muidugi piiritu. Ja nii kui ma saan aru, et ma siia saan tööle, nii ma kohe andsin paberid sisse Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja läksingi kohe õppima huvijuht loovtegevuse õpetajaks. Ja siis see sobis tolleaegsele direktorile Helmer Jõgile ja nii minust sai see, kes ma siis siin praegu olen. Tore kuulda. Mis teile kõige rohkem ja kõige vähem meeldib õpetamise juures? Ma ei oska ütelda, mis mulle kõige vähem meeldib. Mul ei ole sellist asja, mis mulle vähe meeldib. Mulle meeldib teha oma tööd hinge ja kirega
jah, tegelikult oskan küll ütelda, mis mulle kõige vähem meeldib. Mina ei oska õpetada, kui ma pean läbi ekraani inimesi õpetama. See on täiesti null, minu jaoks on see kõige mõttetum töö. Ma arvan, et ma oma isiksusega ja õpilastega otse suheldes, see ongi see fenomen, mis minul õpilastega tekib ja kui minult see ära võtta, siis ütlen ausalt, ma ei naudi ja siis ma võib-olla isegi ei taha seda tööd üldse teha. Jah, et koroona aeg tõi välja selle, mis on kõige vastikum õpetaja töö juures. Aga see, mida ma naudin igat hetke, mulle meeldib olla noorte inimestega koos, ma tahan olla, vahetevahel lihtsalt ajast jääb puudus ja minu jaoks on noored järjest rohkem lahtisemaks läinud, järjest rohkem avatumaks, ma saan nendega ausalt rääkida ja mulle räägitakse vastu ja see dialoog, mis meil tekib, see on niivõrd tore. Rääkimata loomulikult tantsu õpetamisest, no see on kui ainult mul nüüd jalakesed vastu peaks, siis vabalt sajani välja. Tore kuulda. Selle koroona juurde tagasi, siis, et kuidas on koroona teie elu just mõjutanud kõige rohkem, et kas siis kooliga, isiklikus elus ja kuidas te olete harjunud sellega? Ma ütleks, et algul ma olin ikkagi väga stressis, sest ära kadusid ju trennid, aga kuna minu suur kirg on ka söögi tegemine, siis ma hakkasin tõesti kodus kokkama ja ma tegin 3 korda päevas süüa. Esimese nädalaga said mul kõik ideed otsa. See tekitas omakorda stressi, et mida ma nüüd süüa teen, siis ma tegin teise nädala nii-öelda kordusmenüü ja siis sain aru, et ei olegi väga hullu, kui ma natukene kordan ja mingit nii-öelda komponenti muudan ja hakkasid tekkima uued sellised mõtted, mida kõik süüa teha. Et nüüd selle peaaegu aastaga, mis ma kodus olen olnud, ma lõpuks harjusin nii ära, et ma tundsin, et ega ma väga ei tahagi enam tagasi tulla. Sest esimest korda ma nägin üle pikka aja, mis tähendab kevad, mis tähendab, et puud lähevad õide, et sa näed seda valgega. See, kuidas sa said hommikul natukene kauem magada, kuidas ma sain õues kogu aeg tööd ja ma sain õues olla ja ma tõesti, ma niimoodi armusin oma koduaeda ära, et ma ei tahtnud enam väga tööle tulla. Ja natukene isegi sellel sügisel kartsin, et mis saab. Ja nüüd ma olen ennast suutnud jälle nii tööga üle koormata, et ma olen tagasi seal, kus ma 1,5 aastat tagasi olin. Kuigi ma lubasin selle aasta augustis, et ma oma koormust igatepidi vähendan ja ma proovin rohkem kodus olla, sest mulle hakkas see kohutavalt meeldima, et süüa teha ja kõik. Siis asjad ei ole päris nii läinud. Ma olen jälle väga palju tööl, süüa teen vähe, aga õnnestub mul ikka tänu õpilastele ja ka siin Kaitseväe Akadeemiale neid õhtusööke siis nii-öelda nautida väljaspool kodu. Aga jah, ajast on mul jälle järjekordselt puudus. Üks küsimus on veel, et millega te oma vaba aega sisustate või kas teil on seda? See on hea küsimus. Kui mul oleks vaba aega, siis ma arvan, et esimene asi ma kindlasti magaks. Ma armastan tegelikult magamist, ma olen täielikult õhtu inimene. Ma võin õhtul olla väga-väga kaua üleval ja mulle tundub produktiivsem õhtuti. Kuigi ütlen siin selle koroona ajal ma hakkasin nautima ka hommikuid. Ma sain selle päevasüsteemi kuidagi natuke enda jaoks nihutatud, et ma tõusin hommikul varem üles, ma kuulasin linnulaulu, ma vaatasin, kuidas päike tõuseb ja teate, ma armusin nendesse hommikutesse ka ära. Minu jaoks enam ei olnud need õhtud nii tähtsad. Aga praegu ütlen jälle, et olen ma selles faasis ikkagi, kus ma pean õhtuti rohkem üleval olema, hommikuti hea meelega ma just ei ärka, aga kui ma üles saan, siis hea meelega ma tööle tulen küll. Vaba aega kui sellist. Kui mul tõesti niimoodi, ma püüan reede õhtul ja laupäev õhtul olla oma pere päralt, siis loomulikult sinna käib see vaba aja juures kindlasti, et ma teen midagi süüa. Siis me perega istume suure laua taga ja sööme. Isadepäeval oli väga armas, mul noorem poeg sai koju tulla ka Kaitseväest ja me tõesti sõime ja hakkasime kaarte mängima. Me oleme tegelikult kogu aeg kaardimängu armastanud, aga viimasel ajal on seda väga väheks jäänud, sest me ei ole kõik enam koos. Me tõesti 6 tundi mängisime kaarte. Eelmise laupäeva õhtul, kui isadepäev oli pühapäeva, ma tahtsin, et see oleks just laupäeva õhtul. Ja kindlasti vaba aja juurde käib mingi hea film. Kui ma leian mingi sellise hea filmi, minu lemmikfilm on läbi aegade Gladiaator.
sellest minu jaoks praegu paremat filmi ei ole tulnud. Mulle muidugi seal Gladiatoril on väga üks suur rivaal, on ka Cleopatra. Cleopatra on lihtsalt 5,5 tundi pikk film Elizabeth Tayloriga peaosas. See on lihtsalt liiga pikk, et ma jälle võtaksin ta nii-öelda vabaks ajaks ja vaatan teda. Gladiator on ligi 2 tundi, see on natukene ajaressursi koha pealt parem. Okei, aga nüüd üks küsimus. Kiiresti mõtlen välja, et kui te ei saa vaadata ei Gladiatorit ega Cleopatrat, mis filmi te vaataksite? No praegu me abikaasaga vaatasime filmi Sinu kätes. Itaalia tõesti sündinud loo järgi tehtud. Kokku neid oli 16 osa, tunniajased osad ja Eesti televisiooni pealt hakkas teisipäeva õhtuti tulema, aga me ei suutnud. Me võtsime selle Jupiteri lahti ja vaatasime sealt praktiliselt nädalaga selle sarja ära. Ja see oligi, rohkem sinna osasid ei tule. Mulle meeldivad just sellised, et väga pikaks ei veni, aga sellised ja just tõepõhjaga asjad või ajaloolised asjad, ajaloolised filmid. Need mulle meeldivad. Kindlasti vaba ja juurde, et teil on kes palju võtab sellest ära tantsutallad. Ja küsimus sellega on, et kuna te võtate tantsutalladesse iga aasta üha rohkem inimesi juurde, muidugi vilistlased lähevad ära, mõned jäävad, aga te olete öelnud, et te ei plaaninud nii palju võtta, et kuidas te sellega hakkama saate ja kas see pakub tõesti teile nii suurt naudingut, et kohe rõõmuga võtate, vist see aasta oli 37? Jah, ligi 40. Nüüd täna veel tulid kabinetist läbi 2 noormeest ja 1 tütarlaps, et väga tahavad tantsima tulla ja võtsin nemad ka vastu. Et 40 inimest nüüd tõesti see aasta sai võetud, absoluutselt ei plaaninud. Arvasin, et võtangi nii, nagu mul vaja oli vist 7 poissi ja mitte ühtegi tüdrukut. Oli vaja võtta selleks, et täita ära nii-öelda eelmiste aastate need rühmad, mis olid. Aga no ei õnnestunud. Võtsin 40 ja no ma ei saa, mul on see suur kirg, kui ma seal tantsukatsetel näen noori inimesi ja näen, et nad tahavad ja väga raske on mul tüdrukutele ära öelda. Sest ütleme selleks hetkeks, kui ma neid katseid teen, siis tõesti tüdrukuid, kes saaksid tantsida, tahaksid tantsida nii palju. Poistega need asjad alati kurvemad. Mina muidugi ei tohi üldse kurta. Mina elan nagu või sees ikkagi. Enamus rühmad on hädas meeste probleemiga. Minul seda probleemi siiski ei ole, aga tüdrukute ja poiste see tasakaalu hoidmine on raske, sellepärast et poisid on üldiselt kohmakamad, kui võib niimoodi ütelda. Nendel läheb rohkem aega, tüdrukutega läheb kiiremini ja siis seal tekivad need, et tüdrukud tahaks rohkem ja poistel nii kiiresti ei tule ja siis selle asja ühildamine kõik. Ja lõppkokkuvõttes ütlen ma ikkagi, et ega siis tantsuks, jah, käime tantsupidudel ja ajame oma kunstilist taset taga ja kõik. Suuresti, ma arvan ikkagi on kogu see tantsutaldade pere mul nüüd, mis tähistab sellel aastal kohe 25. sünnipäeva, on ikka suuresti üles ehitatud just sellisele sõpruskonnale, seltsielule, et me käime reisidel, me käime koos jõulusid pidamas, et meil on see seltsielu pool hästi tähtis. Kui seda ei oleks, siis ega ainult tantsimise pärast, ma arvan, sellist seltskonda mul koos ei oleks. Aga see võtab meeletu energia, meeletu aja, ma saan aru. Trine Uusen sellel aastal on praegu natukene kõrvale jäänud õpetamisest, millest on mul kohutavalt kahju. Ja praegu kutsusin uue õpetaja nii-öelda enda juurde, kes on ka tegelikult minu enda õpilane olnud. Võt see kontakti saamine noortega, see ei tule niisama, see vajab meeletut tööd. Ja ma ise olen aru saanud, et miks minu juurde väga palju ka tullakse, see ikka sõltub väga palju inimesest. Ma tean, et ma olen selline temperamentne, suure egoga, natukene, suure kiiksuga, omamoodi tola, sa pead tegema, võimlema kõik asju, et noortel oleks huvitav. Kui sa oled lihtsalt tavaline õpetaja seal ees ja õpetad polkat või valssi, siis ütleme ausalt, mul endal küll vähemalt oleks igav. Ma ei viitsiks sellises kohas käia. Mul ikka peab natukene sellist pulli ka saama ja mingit sellist, natukene krõbedat sõna teinekord ja musta huumorit ja et see käib kõik asja juurde ja see teebki sellest elust nii toreda elu.
see toob trenni hea siukse atmosfääri. No täpselt, jah. Et kui muidu on see, et vaatad, et trenn on, mõtled, et trenn on, või vaatad, et tantsutalde trenn on uvega isegi, see on, et kohe tuleks. Seda nii tore kuulda. Jah, aga ega ma loll ei ole, ma saan aru, et see isikul on väga suur roll, aga see võtab meeletult energiat, ütlen ausalt, kui ma õhtuti koju lähen, siis ma olen nii null kui null, ma ei suuda rääkida. Ma hea meelega kuulan, sest mul abikaasa tahab ka oma päeva kokku võtta ja rääkida. Tema ei saa rääkida päeval. Tema teeb rohkem kätega tööd, ta on ju hambarst. Aga mina teen ju põhilise töö ikkagi suuga, nii et ma lõpuks olen õhtul nii väsinud, et ma hea meelega kuulan, aga mitte midagi ei räägi. Mõnikord ma isegi mõtlen, et on mõni teema, mida ma väga peaksin abikaasaga läbi rääkima, ma tunnen, ma lihtsalt ei suuda. Ma lükkan lihtsalt edasi, ma tean, et järgmine päev on mul kergem päev, ma räägin siis. Aga tulles selle juurde, et mainisite, et õpilased tulevad teie juurde. Mul on jäänud tunne, et õpilased näevad teid, et te olete Treffneris üks populaarsemaid ja üks austatumaid õpetajaid. Mis tunde see teis jätab? Kas te ise nõustute sellega või kas te olete ise ka aru saanud sellest? Et mina mäletan etiketitundi, mina tulin Vassekuustest, kui aus olla, mina ei olnud teist varem kuulnudki ja mina mõtlesin, et miks kõik pabistavad Uwe Saare üle. Järgmine tund on, et ei ole midagi hullu, astun tundi ja mõtlen, et okei, see on hoopis teistsugune tund. Temaga tõesti ei tasu väga jamada niisama, et siin pigem kuulab ja siis ma sain arugi, et te olete teistsugune, aga heas mõttes. Sellega ma olen nõus, et ma olen teistsugune, jah. No, mul on lapsest saadik olnud selline korraarmastus endale sees ja distsipliin on see, mis on mind terve elu saatnud. Ja ju ma sellepärast võib-olla vahepeal inimestele tundun nagu karm ja selline, et nii palju nõuab ja kõik ja norib peensuste kallal ja kõik. Ma arvan, et kõike on siin elus vaja. Kui kõik oleksid sellised nagu mina, siis oleks jälle katastroof ja igav. See, et me olemegi eriilmelised, eripalgelised, ma väga loodan, et ma tõesti siin ikka õpilased naljatlevad ja eriti tantsijad, kui kes teab, et kes on tüüd ja et see on nagu Marssali kepikene, mida ma vahepeal vehin. Et ma siiski õpilastele olen pigem ikkagi, ma loodan, autoriteet kui autokraat. Et minu jaoks on seal ikka väga-väga suur vahe ja ma autokraat kindlasti olla ei tahaks. Ma tahaks, et mind mäletatakse ka siis, kui minuga enam kokku ei puututa. Autokraat unustatakse kiiresti, autoriteet mitte kunagi. Ma väga loodan, et ma see esimene olen, aga autoriteediks ei sünnita, autoriteediks saadakse ja see vajab ka jällegi väga suurt pingutust ja enesedistsipliini. Sa pead kogu aeg ikkagi teatud mõttes ennast kogu aeg kontrollima. Päris vabaks lasta sa ei saa, sa võid küll õpilastega lõõpida, igasuguseid asju teha, aga ikkagi mingi piirini. Et kui sa selle piiri päris käest ära lased, siis midagi teha ei ole, siis kolinal kukub ka see autoriteetsus või autoriteetsus ikkagi kokku. Okei, aga tulles õpilaste juurde, te olete maininud küll, et teil on lemmikõpilane Treffneris. Kas see on sivilistlane või praegu, aga kas te ütleksite ka ta nime või seda me ei saa teada? Lemmikõpilane. No mina kardan, ma siiski olen selline inimene, kellel tekib igast lennust üks või kaks lemmikõpilast. Ma ei oskagi ütelda, kuidas see tekib. See mingi side kuidagi tekib mõne inimesega. Praegu ütlen ausalt, vilistlaste seast ma võin julgelt välja ütelda, et jah, Raiki Kalda ja Hardi Rikand, kes praegu toimetavad ka edasi tantsutaldade juures, et nemad olid sellised inimesed, kes kohe mulle ka kooli ajal väga sümpaatsed olid. Nad kuidagi meil tekkis kohe selline sõbra suhe, kuigi me ei laskunud kunagi selles suhtes kooli ajal nii-öelda sõbra suhtesse, et mind on alati õpilased teietanud. Ja ma hoian seda joont kõigiga. Mitte, et ma nüüd arvan, et nii hirmus suur ja tähtis olen, aga ei. See on see distantsi hoidmine. Ja ma olen õpilastele ütlenud ka, et kui te lõpetate kooli ära, siis ei ole minul probleemi teiega sina peale minna üle. Aga kooli ajal ma seda ei taha. Ja Raiki ja Hardiga samamoodi nad kuni lõpuni, gümnaasiumi lõpuni teietasid mind, aga me saime väga-väga hästi läbi. Ja praegu siin selles lennus, ütleme see, kes 12. klass on, tekkis mul eelmine kevad
ka paari õpilasega tekkis see side tänu jälle sellele, et me tegime midagi koos, me korraldasime midagi koos ja ma tundsin mingil hetkel, et seal on isegi võib-olla kolmik, et see kolmik, nad ei ole kusjuures kõik tantsijad, seal on, üks on tantsija, kaks ei ole. Aga kuidagi tekkis mul see hea side, ma tundsin, et need on nii-öelda minu inimesed. Siin kindlasti nüüd paljud tahavad, et teie mäletaksite neid õpilasi, kes siis lõpetavad, et kas seal on mingi nõuande, kuidas nemad saaksid silma jääda? Mina arvan, et mina mäletan praktiliselt kõiki õpilasi Vanemuise laval, kui me anname kätte lõputunnistused, mina loen ette direktori käskkirja. Mul on see oma väike selline fetiš, et ma õpin teid kõiki selgeks. Näomälu on mul niikuinii super, ma nägude järgi tuvastan teid kõiki ära, aga nimedega ikkagi ma päris 100% ikkagi ei suuda, eksimusi tuleb sisse. Aga kui laval te lõpetate, ma teid vaatan, siis ma mäletan kindlasti seda, kuidas te tunnis mul olite. Kõik muu juba võib-olla hägustub. Ma arvan, midagi ei pea erilist minu tähelepanu võitmiseks tegema. Kui siis seda, et ole hooliv, ole viisakas teiste inimeste vastu, armasta iseennast ja siis armastad ka teisi. Kui sa niimoodi käitud, ja mis minu jaoks ka väga oluline, et inimene ei ropendaks. Mulle ei meeldi ropendavad inimesed. Ja nii nagu ma tunnis ka alati ütlen, leidke see asesõna. Inimene peab välja saama selle frustratsiooni enda seest, aga ärme kasuta neid kohutavaid inetuid sõnu. Ja kui kõike seda teha, siis ma arvan, see inimene jääbki mulle meelde. Okei, jätke kõrva taha. Ja. Kooli juurde tagasi tulles. Te olete siin nii pikalt töötanud ja siin kooli ajaloos on väga palju asju juhtunud. Mis on kõige hullem asi, mis on juhtunud? No kõige hullem, siin ei ole midagi mõeldagi, kõige hullem oli ikkagi tulekahju. Minu enda kabinetist alguse sai ja ma ju tükk aega ikkagi süüdistasin iseennast ka, et äkki ikkagi olin kuidagi mina ka selle asja põhjustaja, mis ammu on ümber lükatud, ma ei saanud olla selle põhjustajaks. Aga see oli nii suur trauma, kuidas ma ütlen, 98. aastal 16. novembril 2:30 päeval, see kellaaeg ja see kuupäev, see aastaarv ei lähe mul mitte kunagi meeles, kui ma just dementseks ei muutu. Et see oli nii kole näha oma kabinetti põlemas, näha neid asju, mis seal põlesid ja kui kahju on mul sellest, ma tegin 50 aastat, ma olin 1,5 aastaga jõudnud ära teha pildiarhiivi korda viimase 50 aasta lõpu piltidest. Ma olin just selle süstematiseerinud ära, ma olin isiklikult võtnud ühendust vilistlastega, et nad tooksid oma pildid, siis ma tegin enamusest õnneks koopiad, aga näiteks Üllehüval terve album, Üllehüva album oli minu käes. Ja sealt ma ei olnud jõudnud üldse teha ära koopiaid. Ja tema terve keskkooliaegne mälestus kõik põles seal minu kabinetis ära, nii et temal ei olegi ühtegi mälestust oma keskkooli ajast. Et võt see vaimne pool, mis seal, mul oli nii palju asju, mis seal sisse ära põles, sellest on mul nii kohutavalt kahju. Aga teiselt poolt ma vaatan jälle, see hakkab ju tasakesi unustusse õlma vajuma, sellest on ikkagi päris palju, 23 aastat möödas ju. Et kui palju on selle ajaga muutunud, meil on väga ilus koolimaja. Ma kardan, et me ei oleks seda maja veel nii pea niimoodi korda saanud, sest kogu aeg lubati ja Poola restauraatorid muudkui parandasid seda koolimaja aastast 1977. Et nii palju on positiivset juhtunud ja kuna ei olnud ka inimohvreid, siis ma ütlen, et kõik muu on asendatav. Kõik muu on asendatav. Inimest ei asenda. Nii on küll, jah. Mainisite, et plaanisite muudatusi teha siin enne tulekahju, aga ei tehtud. Kui teile nüüd antakse see võimalus, et muuta ükskõik mida selle kooli juures, kas te muudaksite midagi, ükskõik mida saate muuta? See on juba selline, kus ma peaksin natukene pikemalt mõtlema, ma ei ole niimoodi ammu enam mõelnud. Ruumiliselt ma vist ei muudaks äkki midagi.
mis on mul nagu hingel kogu aeg on see, et koolikorter võiks olla ka korras. Koolikorter võiks olla selline koht, kus õpetajad ja õpilased saavadki käia kas või vahetundides, miks mitte koos kohvi joomas ja lobisemas, et sellist päevapingest või päevapoliitikast või mis iganes. Ja õhtuti näiteks see korter võiks olla täiesti, et lähemegi kokku ja saamegi kokku ja tuleb sinna, kes tuleb ja ise teeme natukene süüa ja lobiseme selline puhke nurgake, kus kokkupuude oleks õpilasel ja õpetajal, siis meie majas on see nii tore, et õpetajad ja õpilased ei ole niimoodi, et üks on kõrgel mäel ja teine on kuskil orus all. Et me oleme võrdsed ja me suhtleme ja selline lugupidamine on meie vahel küll, aga me suhtleme ja keegi ei tunne ennast halvasti. Aga sellist pinda, kus kohas nii-öelda kokku saada ja olla, seda ei ole ja see korter võiks selline olla, aga ma tean, et sellega läheb veel kaua. Kõige suurem asi, ma arvan, ikkagi on raha. Et koolil ei ole lihtsalt praegu sellist raha kuskilt võtta, kuigi me oleme erinevateks juubeliteks püstitanud erinevad suured sellised eesmärgid ja viimane oli nüüd tõesti koolile, kui kool sai 130, sai klaver. Et see oli selline suur ja võimas ja meeletult kallis. Et tegelikult mulle tundub, et me vähe tahame. Kui me ikkagi palju tahaksime, siis me suudaksime palju rohkem. Mina ise olen oma elus kõik, mida ma olen tahtnud, olen saanud. Sellepärast, et ma teen selle nimel meeletult tööd. Mulle tundub, et see koolikorter on praegu lihtsalt meie vähene töö ja vähene tahtmine. Aga ma tean, et siia jääb väga suur ajaressurss ka, mis kammitseb meid rahaks isegi, aga see ajaressurss, sest mulle meeldiks väga seda korda teha koos õpilastega. Et see oleks täpselt see tunne, kui oli 98. aastal pärast tulekahjut, kui õpilased tulid, esimene nädal meil õppetööd ei toimunud ju siis. Ja õpilased lihtsalt tulid iga päev kooli ja me koos puhastasime seda koolimaja. Pesime, küürisime, kõik koos tegime. Siis toodi meile Tartu leivakombinaadist toodi suppi tasuta, teed tasuta, me kõik tegime seda koos. Õpilased, õpetajad, kõik sõime koos, jälle läksime pesema, jälle korrastasime. See oli nii tore. Ja vaat see koolikorter oleks ka hästi tore, kui me seda saaksime koos teha. Muidugi loomulikult ei ole võimalik 600 seda teha. Aga mingi pundi paneks kokku ja et oleks seotud õpilane ja õpetaja ja seda koos tehes. See mulle meeldiks, jah. Seda ma nii-öelda muudaks. Õppetöösüsteemis ma arvan, praegu ei muudaks isegi midagi. Võib-olla, siis ma olen järjest rohkem hakanud mõtlema, et mul on nii kahju, et 10. alguses on mul nii hea side õpilastega ja siis on see kursus läbi ja see kuidagi kaob ja kaobki ära. Et võib-olla need lühikesed ained, kunstiajalugu, muusikajalugu, inimeseõpetus, äkki need võiksid olla sellised, mida ongi tõesti 1 tund nädalas, aga terve aasta. See hoiab natukene nagu mingid sidet kogu aeg, eriti ma näen enda aine puhul. Muusikat ja kunsti, ütleme, seal on 2-3 perioodi ikkagi, see on igas aastas vähemalt midagi. Aga enda puhul on küll niimoodi, et nii tore oleks nende õpilastega iga nädal kokku saada ja mul on tunne, et ma mõjun neile ka hästi, et see on ka natukene koolistressi vähendamiseks mõistlik. Ma olen selle peale nüüd hakanud mõtlema pärast koroonat, enne ma selle peale ei ole mõelnud. See võiks olla kellegi suurem UPT. Mul oli sama mõte. Et keegi teeb endale UPT-ks järgmine aasta, et koolikorter korda. Aga tulles korra õpetajate või siis töötajate juurde, et kes on teie lemmikõpetaja või töötaja koolis, kui teil on? Et nagu see, kelle juurde te läheksite kohe. Te mõtlete, praegu on siis nii-öelda nagu sõbrana, et kes on minu kolleegidest minu sõber? No võtame siis ühe õpetaja või töötaja siis sõbrana ja teise siis, kui ongi päriselt aineõpetajana. Et kui te peaksite valima ühe aine, kui te läksite õppima, siis mis õpetajad juurde läksite, et just see õpetaja kutsub teid? Minule väga meeldib Tiina Blum ja Tiina Blumiga me oleme hästi palju, kui minul tekib keelelisi probleeme, siis ma miski pärast alati pöördun Tiina Blumi poole. Järelikult meil on mingi side. Eks meil see side on teada ka, me tulime samal ajal tööle, me oleme täpselt sama kaua siin olnud. Et mingi side mul Tiina Blumiga on. Aga sõbrana muidugi minu kõige suurem sõber aastaid olnud sõber Ülle Keerberg, teda enam meie hulgas ei ole. Aga
teine, kes mulle väga-väga lähedane inimene on Anneli Saarva. Temaga me käime koos reisidel. Tema käib mul alati kaasas tantsutaldadega, kui me kuhugi läheme kas tantsupeole või jällegi reisima, siis Anneli Saarva on alati minul kaasas olnud ja ta on nagu selline vaimne tugi alati tantsutaldadele tegelikult. Võib-olla paljud ei teagi seda, et Anneli Saarva on alati kaasas, aga jah, tema on. Ja ta sõbrana on ka minu jaoks hästi toetav ja me saame kõiges, absoluutselt kõiges saame rääkida. Ja kui vaja ka vahepeal mõnda asja kiruda ja siis jälle ennast lille lüüa ja tundi minna. No seda on ka vaja. Jah, on, jah. Kas see on vaja? Ma ei tea, kes see siin helistab. Las ta helistab. Okei, nii, võtame siis, mis küsime, võtame. Hästi suur probleem on praegu õpilastel koolisööklas hästi pikad järjekorrad. Ja nüüd on küsimus, et miks on koolisööklas alati nii pikad järjekorrad? Kas te ei oskate sellele vastata? No kuna kõik inimesed, kes me siin majas oleme, meil algab ju enam-vähem 8 koor, kell 4 lõppeb. Me oleme tegelikult mingis mõttes ju kogu aeg ühe režiimi peal, meil läheb ühel ajal kõht tühjaks. Ja sellepärast ongi, et üks see suur vahetund on rohkem koormatud kui teine, sellepärast et on lihtsalt kõht läheb tühjaks, et tunned, et sa tahad sellel hetkel sööma minna. Sa ei taha minna 1,5 tundi hiljem. Ja see ongi suur probleem ja see ongi meie maja probleem ja see on, ma arvan, teiste majade probleem ka. Ei ole võimalik selle ühe vahetunniga ära toitlustada. Me võime ka selle ühe vahetunni tegelikult teha tunnise või 1,5 tunnise. Siis köök jääb ikkagi jätta. Ta ei suuda ikkagi 540 sööki valmistada, sellepärast et esimene vahetund söödetakse nii-öelda inimesed ära ja siis ongi see vahepealne aeg, kui nad valmistavad uue laari sööki ju ette. Nii et ma arvan, see probleem ei kao mitte kuhugi. See ei kao mitte kuhugi. Lihtsalt veel üks UPT, mis võiks olla. Võiks olla see, et mõelda, mida teha nende õpilaste kottidega. Kui minnakse sööma. Et see on nii kole, mina oma tunnis kogu aeg ju hoian seda nii-öelda niši, et kotti ei visata maha, kott pannakse tooli peale või rippu või tooli leenile. Ja siis läheme sööklasse ja kõik lärts visatakse kõik need koolikotid maha. Esiteks, see on ebahügeeniline. Ja teiseks, no see ei ole normaalne, et tegelikult mõni siis astub sinu kotile peale, aga äkki mul on seal midagi sellist asja sees, mis läheb katki ja kõik, et see on üks suur probleem. Vaat õpilased võiksid seda küll mõelda, et kuidas seda probleemi lahendada, äkki oleks mingi lahendus kuidagi mingite nagidega või mingite riiulitega või kuhu siis need panna, et kuidas see asi lahendada, vaat see on minu jaoks küll praegu asi, mis selle söömise juures mind häirib. See, et on järjekorrad, ei noh, las need järjekorrad olla, ega siis igal pool sööklates on järjekorrad. Restorani minnes ei ole sul järjekorda, aga ka restoranis pead sa ootama. Jah. Nii, kui te ei õpetaks praegu Treffneris, siis mis tööd te teeksite? No, kõik teavad väga hästi, et ma tahtsin näitlejaks saada. Kui ma ikkagi mu elutee ei oleks niimoodi läinud, võib-olla ma siis oleks ikkagi tagasi pöördunud selle näitleja karjääri poole. Ja ma kindlasti selle mingi variandi oleks leidnud, kuidas sinna tagasi minna, aga kuna mind esimene kord vastu ei võetud ja öeldi, et ma olen nii välja kujunenud, siis ma niimoodi solvusin, et ma tundsin, et ma ei tee seda enam. Algul oli mul väga raske teatris käia iga kord, kui lõpuaplaus oli, siis ma tõesti nutsin, sellepärast ma tundsin, et ma istun vales kohas, mina peaksin laval olema, mitte siin publiku seas. Nüüd ma olen ammu sellest üle saanud, mul ei ole sellega üldse probleemi. Ma ei tea, sest ma olen mõelnud isegi, kui see koroona oli, et äkki avaks oma väikse restorani. Aga siis ma tundsin jälle, et see ei ole päris see. Ma tahan inimestega hästi palju suhelda, kokana ma võin süüa teha ja kõik, aga mul on tähtis inimesed, mul on tähtis massid. Ma tahan inimeste keskel olla. Ma olen vaatanud, kui ma klassis ka ringi käin, siis ma kipun minema klassi sisse. Ma ei taha sinna ette jääda, ma tahan sinna inimeste keskele minna. Mul on see imelik vajadus inimeste sees olla. Ma ei tea. Aedniku selline tegevus sobib mulle ka väga, et pigem ma juba siis, kui ma peaks irduma inimestest, siis ma vist tõesti hakkaks aednikuks, teeks ja pügaks ja rohiks ja üldse ei suhtleks ainult oma lillede ja puudega ja oma koeraga.
Enda huvist, te olete hästi palju maininud söögi tegemist. Mis on teie lemmikroog? Ütleme, et teil on siuke halb päev või on siuke pidulik suguvõsa kokkutulek ja teie teete süüa, siis mis on see üks roog, mida teie teete, mis on teie lemmik ja arvate, et ka teistele läheb kohe peale ja on väga hea? No ma tean, et ma teen väga hästi pastat ja mul on endal ka ja ma teen erinevaid ja siin koroonaga ma leiutasingi ühe sellise vahva kastme, et kõik tulevad ja niimoodi kiidavad ja ma oskan õigesti nii-öelda pastat ka keeta, et pastaroog ise seal ei tohi ju see üle keeta, ta liiga pehmeks läheb, ta ei tohi päris tooreks jääda, ta hambal krõbiseks, ta peab olema täpselt paras. Aga see selleks, see kaste, mis sinna peale tuleb, see tegelikult annab selle maitse. Et vot seda mulle meeldib, igatepidi nüüd proovida ja teha. Aga kõiksugused lihad, karbonaadi ja šnitslit ja kuigi abikaasa mulle ütleb, et temale meeldib just kui ma smoorin liha. Et see meeldib talle väga. Ühesõnaga, ma teen üpris eestipäraseid, ma ei tee väga selliseid, kuigi pasta puhul ma tõesti katsetan ja seal ma teen ka ikkagi krehtiseid ja selliseid asju ka. Aga jah, rohkem ikkagi selline põhjamaine kargus on minu toitudes nii-öelda. Ei oska ütelda, mis on see peamine. Okay. Ise ma söön absoluutselt kõike, jah. Okay, ma tean, et mul on ka isa hästi suur söögifänn. Ta on ka, et alati lähed, hästi eestipärane kartul ja liha, ahjukartul. Jah, ahjukartul, korralikult. Mina veel keedan ära ja siis ma kastan nad õli sisse ükshaaval ja siis ma panen veel ahju. See on, kui hea see on. Tema paneb ka, mäletan, ükskord meil kes Toomas Hendrik Ilves käis külas ja siis meil oli just, me oleme maal ja siis meil oli elekter läks ära. Jah. Ja siis kuidas mul isa tahtis teha seda ahjukartulit ja liha ja kuidas ta siis otsis ahju igal pool kirjutas, helistas naabrid läbi, et kuulge, mul on vaja hädasti. No, absoluutselt, täiesti usun. Siis seda oli väga naljakas vaadata, aga jah, ma saan aru, kus see söögiarmastus tuleb, ma näen seda ise iga päev põhimõtteliselt. Ja söögi juurde käib minul igal juhul alati klaas või 2 punast veini. Ilma selleta minu jaoks ei ole söök, ma naudin, ma tõesti kodud, kui mul on võimalik, ma söön näiteks õhtusööki umbes 2 tundi. Ma istun, tihti peale on terve pere mul ära söönud, ma jõuan nii hilja, siis ma ikka naeran, et mul on õhtusöök ühele, ma panen alati küünlad, katan endale laua, ma ei tee ühtegi õhtut nii, et ma ei kata endale pidulikult lauda. See on minu preemia selle eest, mis ma olen nüüd päeval korda saatnud. Katan laua ja kindlasti joon punast veini. Sest see annab asjale nagu maitse, see toob erilisuse välja ja öeldakse ju, et punane vein ei olegi üldse mitte jook, vaid punane vein on ise juba täitsa söök. Ja nüüd varsti hakkame lõpetama, ehk siis te olete etiketis õpetanud, kuidas erinevaid suudlemistüüpe. Nii. Ehk siis kuidas ühte tüdrukut või siis poissi hästi suudelda? Et ma tean, et te olete teiste lõpetanud, aga meil jäi isiklikult ära see. Teil jäi ära, jah. Ja ma tahaks lihtsalt nõuandeid kuulda. Näitama ei pea. Isegi kui ma näitaks, ega praegu kuulaja ikkagi sellest aru ei saaks ju. Kuidas hästi suudelda? Suudlemise eelduseks on see, et teie hingeõhk ei haiseks. See on kõige põhilisem. Mitte ühtegi 1000 doosi, ma arvan ka, ei taha keegi lakkuda. Et kui need asjad on täidetud, siis ütlen ausalt, tehke mida tahate, kõik on hea. Okei, väga hea. Kas teil kabinetis igav ei hakka? Ei, siin olen ju mina. Okei. Kuidas naistega rääkida? Naistega? Meeste puhul kõige parem asi on see, et teatud eas naised vajavad enesekindlat meest. Enesekindlat, mõnes mõttes natukene võimukat, mitte väga palju lobisevat inimest, aga hästi suure südamega, hoolivat inimest. Et tal on küll konkreetsed seisukohad, aga mees julgeb välja näidata õrnust, hoolivust, siis ma usun, te saate kõik naised nii-öelda jutule. Okei,
olen naisega suutnud ilusti rääkida ja ta on nõus kohtingule tulema. Kuidas kohtingul käituda? Galantse džentelmenina. Avage uksi, aidake ta tooli peal restoranis istuma, tehke ise süüa, tundke huvi tema vastu, ärge rääkige kogu aeg iseendast. Laske temal rääkida, laske tal olla see, et ta tunneb, et keegi huvitub minust. Tehke kingitusi. Kingitus ei pea olema üldsegi kallis. Kingitus võiks olla just läbimõeldult, et see on teie tehtud kingitus. Ja märgake, naised vajavad, naised ju armastavad kõrvadega, mehed silmadega. Okei, väga hea, jätan meelde. Nii, ja 2 viimast küsimust, et kas palgatšekk on aastatega tõusnud? On tõusnud, aga naerma ajab iga kord. Heas või halvas mõttes? Teate, ma enam ei oska ütelda. Kunagi jah, oli selline tunne, et lihtsalt tahaks istuda ja nutta. Siis see aeg läks mööda, sest siis hakkas see mulle lihtsalt nalja tegema. Kui ma võrdlen oma palka oma naisega, me oleme tunniliselt, võrdväärselt käime tööl. Aga need palganumbrid on väga erinevad. Siis ühelt poolt teeb natukene nagu tuska, teiselt poolt lihtsalt ajab naerma. Ma ei arva, et õpetaja peaks nüüd saama võrdselt hambaarstiga palka, seda kindlasti mitte. Mina ju sellist vastutust ei oma, nagu omavad arstid. Aga et need käärid nii suured on, sa teed meeletult tööd, sa suhtled inimestega, sa aitad inimesi, sa õpetad inimesi. Ja siis sa lõpuks pead ikkagi kalkuleerima, et põhimõtteliselt kas sa seda saad osta ja kas sa toda saad osta. Ma ei räägi luksasjadest, ma räägin võib-olla sellistest elementaarsetest asjadest. Mina ise olen väga vaesest perest tulnud, ma oskan väga raha hinnata. Ja ma oskan rahaga ümber käia, ma oskan isegi siis, kui teda mul vahepeal on natuke rohkem, ma ei hakka kuidagi kohe kekutama. Aga seda ma olen küll öelnud ka oma lastele, et kõik, mis mina teenin, kõik mina ise ära kulutan. Teie teenige oma raha ja see on minu elu, mina tahan ka sellest rõõmu tunda, mis ei tähenda, et ma kuidagi oma lapsed ilma jätan. Ei. Nii kaua kuni elan, jagan ka nendega. Aga ei kavatse, et ostan ja teen ainult selle pärast, et lastel kunagi midagi oleks. Andke andeks, see on minu elu. Iga üks hoolitseb ise enda eest. Ja kui minust midagi tõesti maha jääb, palun väga, võtke. Aga jah, palganumbri koha pealt ütlen küll, et ma siin koolis töötan huvijuhina, tantsuõpetajana, etiketiõpetajana ja natukene ka puutun kokku majandusalaga. Mul on põhimõtteliselt 4 ametit. Siis selle 4 ameti pealt, kui ja päevad muutuvadki 10, 12 ja vahel ka 14 tunnisteks, siis see palk võiks olla ju niimoodi, et no ma tõesti absoluutselt ei pea mõtlema, kui ma poodi lähen, kas ma seda ostan või seda ostan. Nii see ei ole. Aga veel kord ütlen, see palganumber ja kõik, lasta ajab mind naerma. Peaasi, et rõõmsaks teeb mind see, et ma hommikul ärkan ja ma tulen hea meelega tööle. Kui need asjad oleks nüüd ka veel halvasti, et ma tulen nurinal näol tööle ja see rahanumbrikena on selline nagu ta on, vaat siis oleks katastroof. Minul ei ole katastroofi, minul on kõik väga hästi. Mina tulen hea meelega tööle ja lähen ka hea meelega õhtul koju. Okei. Ja viimane küsimus, et kas me võime teid kutsuda Uwe staariks? Kui te seda tahate, minul selle vastu midagi ei ole. Kutsuge ja nii nagu ma olen kooli ajalootunnis ka ütlenud, et võib-olla meie majas on isegi õpetajatel hüüdnimesid vähe. Kunagi oli õpetajatel rohkem hüüdnimesid. Või teine variant, me ei tea oma hüüdnimedest midagi. Ma tean, et õpilased kutsuvad mind lihtsalt Uveks ja mul ei ole ka selle vastu midagi. Minu poole pöördudes ma seda ei taha. Ma tahan, et minu poole pöördutakse õpetaja Uwe. Aga see, et omavahel räägitakse, see ongi omamoodi ka hüüdnimi. Ja see on nagu kaubamärk. Treffneri huvijuht Uwe. Ma arvan, et see ei ole halb nimi. Ei ole. Aga
suur aitäh, et olite nõus meiega kohtuma ja ma arvan, et meie kuulajatele väga meeldib see. Võtke heaks ja mina soovin teile kõigile kaunist lähenevat jõuluaega. Ja nii kõlas Uwe Saar ja nii kõlasid Mattiase küsimused. Aitäh veel kord, et Uwe olid nõus meiega tegema sellist vabandust, nagu ta mainis. Härra Uwe Staar. Uwe Staariks. Aitäh, Uwe Staar, et lubad meil ennast niimoodi kutsuda ning lubad ka ennast laia maailma oma juttu panna. Aga olgem ausad, meil on väga korralik episood saanud. Me oleme rääkinud selle nädala põhilise ja veel pealegi. Et minu poolt ütleksin, et followga meid veel Instagramis, puhkeke jutud, ei jäta oma jänni, mingi kirjutage meile story'desse, mis te tahate näha, mis te tahate, et me muudaks. Kõik jutt saab sinna ning kindlasti visake meile pöial siia videole ja subscribe'ige, et ei jääks ilma milleski. Need olid teie lemmik saatejuhid Andreas, Mattias ja Jakob ning kohtume juba järgmine esmaspäev. Tšau! Tšau! Tšau!